politseiga me peame kaitsma mind, kelle eest, minu enda eest või et viirus, ma olen läbi põdenud, ma olen selle viiruse läbi põdenud kogu perega, et mis kaitsmine siin käib 2+2, te ei näita eeskuju. Tere päevast, meil on järjekordne Fonte Newsi intervjuu. Fonte News on uudistekanal, kus me edastame uudiseid otseallikast ja moonutamata. Koos rahvaga loome selle uudisekanali täpselt selliseks, nagu rahvas seda soovib. Minu tänaseks vestluspartneriteks on väga kaunid daamid otse sündmuste keskelt, Toompea lossi väljakult, Vabaduse väljakult, Kadrioru pargi väljakult ja nende isiklikust elust. Tere tulemast Meili Lepson. Tere tulemast. Tere tulemast Silvia Ilves. Tere. Tere mu hea kolleeg Fonte Newsi peatoimetaja Saale Kareda. Ja tere Carmen Tellissaar. Tere. Nii kaunid naised ja mul on uhke siin nende keskel olla ja täna me räägime elust kui sellisest, mis on täna hetkel Eesti Vabariigi või Eestimaa piirides ja me ka räägime sellest, milline võiks see elu välja näha. Ja minu esimeseks vestluspartneriks on Carmen Tellissaar. Sa oled hämmastav naine, sellepärast juba, et sa oled 7 lapse ema. Ja minu esimene küsimus on, et kuidas sa hakkama saad 7 lapsega? Keegi toetab sind? Jah, elukaaslane. Ahaa, ma tahaks sinu elukaaslase isiklikult tuttavaks saada, sest see on hämmastav mees, kes suudab 7 lapsega hakkama saada, kui sina käid Eestimaa elu parandamas Toompea väljakul. Räägi mulle, miks sa võtsid selle missiooni ette, et tulla Toompeale Eesti vabaduse eest seisma ja nõudma nagu, et valitsus tuleks rahvaga rääkima. Miks sa selle teekonna ette võtsid? Ma ei kannata ebaõigust ja siis ka tuleviku ees on väiksed hirmuda. Jaa, aga räägi, mis hirmud sul on tuleviku ees, et näiteks too 1-2 hirmu välja, et mis sa kardad, mida see valitsus võib näiteks seoses sinu illusioonidega või tuleviku unistustega teha? Kas keegi võib mu kodus lapse ära viia või siis mind ära viia? Et lastele selline paanika. Kas sa oled jälginud ka välismeedia sündmusi, et kas mujal riikides on juba selliseid intsidente juhtunud? Oled sa kursis? Ma olen mõnda videot näinud Soomest ja Saksamaa. Nii. Aga tuleme tagasi ühele erilisele sündmusele, et ma tean, et kui see Vabaduse eest seismine kandus üle Toompea lossi eest Vabaduse platsi, siis minule sai nagu siuke info osaks, et sulle tehti kiiruse ületamise eest, ehk sa ei hoidnud 2+2 meetrit vahet ees seisva isikuga, et sul oli tempo liiga suur. Ja politseinikud käisid sulle mingit trahvi vekslit või aktsiat pakkumas, et sul tehti ühesõnaga määrati trahv, on see nii? Ja. Ja tehtigi nii, et sa ei hoidnud 2+2 vahet ja sa said trahvi. Kas nad selgitasid ka, miks just sulle tehti, miks ei tehtud teistele 100 isikule selle eest? Ei selgitatud. Kuidas see protsess välja nägi? Räägin siis täitsa algusest. Räägi, jah. Siis kui need piirded pandi sinna aia juurde, olin ma selle aia juures, kus siis politsei... See oli Toompea lossis. Terviseameti politsei siis astus mulle väga lähedale, ma arvan, mingi 0,5 meetrit. Ja siis ütles, et 2 meetrit, mis ma sõnaga, et ise astusite mulle ju lähedale. Siis ütleb, et 2 meetrit. Kas ma pean siis üle aia teil siin hüppama? Siis ma olin juba vastu aeda. Ja siis võttiski õlas kinni, ütles, et selge tulge kaasa. Ja siis tehti mulle nagu... paberina see hoiatus on, et kui poole tunni jooksul siit nagu jalga ei lase, et siis 500 € sunniraha. Siis mõtlesin, aga te võite mulle kohe selle teha, et ma ei kavatse siit lahkuda. Ma tean, mille ees ma siin olen ja jäi siis niimoodi ja siis läksime sinna Vabaduse platsi. Ja ma olin seal rahva keskel, kus siis tuli politsei ja viis uuste auto juurde. Ja siis sain trahvi. Kirjutadegi välja sunniraha? Jah, 500 €. Nii, ja ma kuulsin, et sa said teist korda jälle sama asja eest. Millal see oli?
see oli siis mitu päeva hiljem. Okei. Ülejärgmisel päeval. Meid oli seal aias 60-70. See oli nüüd Toompeal uuesti, jah? Jah. Ja mitte keegi meist ei hoidnud 2+2 reeglitega. Ja see Terviseameti politsei, see täpselt sama isik, siis ütles, et Karmen, ma ütlesin jah, tule kaasa. Ja protsess kõik sama? Yeah. Jälle uuesti kirjutati jälle 500 eurone see trahv välja? Ja siis pool tundi hiljem siis samamoodi oleksin saanud, et siis, aga ma läksin ennem ära. Ühesõnaga, sulle on siis antud politseiameti poolt siis 2 trahvi. Oled sa need ära maksnud? Ei. Kavatsed sa maksa neid? Ei. Selge. Väga hea, Karmen, aga kas sa oskad nüüd lühidalt öelda, et mis edasi saab? Seisad sa seal edasi? Mille eest sa nüüd seisad seal edasi? Sest et paistab, et valitsus teeb ikka seda, mida ta tahab ja rahvast ei kuula, et kas sa oled oma sihti nüüd muutnud? Ei, täpselt sama asjast. Ja see on konkreetselt? Laste pärast. On nagu eesotsas loomulikult. Ja meie kõigi pärast, ka nende pärast, kes ei julge sealt kodust välja tulla või siis muud põhjusel. Suurepärane, Karmen, sul on nii suur süda, et tulla ja olla lihtsalt laste juurest eemal ja seista ka nende inimeste eest, vabaduse eest, kes ei julge välja tulla või saab mingil põhjusel välja tulla, sest et väga paljud inimesed on lihtsalt, neil pole mingitki söögiraha, ka nad ei saa isegi bussiga maad sõita linna, et seista ka oma vabaduse eest. Ja nad tänavad interneti teel või mingil muul moel, et tänan, et te teete seda, sest et nad ei saa lihtsalt kodust välja, neil pole võimalik, neil pole isegi söömiseks raha. Et Karmen, sa oled lihtsalt hämmastav naine, et suurepärane aitäh sulle, aga ma küsin järgmisena Meeli käest, et Meeli, sina oled ettevõtja, sa oled puutunud kokku ka haridusega, sa oled olnud haridusliidus mingit moodi tegev, sa oled advokaadibüroos töötanud, sa oled majandusmagister, ehk sa oled väga võimekas naine ja tegelikult sul on meid kogemusi veel ja ma saan aru, et tegelikult sa oled elus puutunud kokku absoluutselt nii juriidika, ettevõtluse, hariduse kasvatamisega, et sinul oli konkreetselt üks päris võimas üleelamine ja ma tean seda sellepärast, et ma olin ise sama sündmuse keskel. Aga äkki sa räägid, mis sinuga konkreetselt juhtus sellel huvitaval päeval, kui seal üks murelik trummar lõpuks arreteeriti, et äkki räägiksid, mismoodi politseiametnikud ja terviseametnikud sinuga käitusid, millest kõik alguse sai? See oli hästi huvitav see sissejuhatus, et ma olen tõesti olnud väga paljude asjadega seotud ja ma kunagi arvasin, et see on hästi halb, et mul ei ole üks töökoht 20 aastat, ma ei suuda lihtsalt olla ühes kohas. Aga praegusel hetkel on täiesti loogiline, et mul on olnud vaja kõiki neid kogemusi, et praeguses hetkes üldse toime tulla, sest enamus inimestel ei ole selliseid kokkupuuteid. Hästi huvitav, jah. Ja tollel hetkel, millest sa räägid, et mul iseenesest ei olnudki mingit üleelamist, see oli hästi huvitav. Sest me veel istusime kõrvuti selles kinnises vegan klubis tol hetkel, kui politsei oli ukse taga, neil olid juba kangid väljas, nad hakkavad ust maha lõtkuma. Kui siis see koha omanik otsustas ukse lahti teha, et seal olidki naised ja lapsed ja et mitte traumeerida kedagi. Ja siis nad üsna alusetult lihtsalt igaühe käest küsisid dokumente. Ja mina juba muigasin sellepärast, et ma tean, et politsei selleks, et üldse tema saaks sinuga mingit toimingut teha, ta peab ennast esitlema. See on ju seadustega kõik paika pandud, et see päris niimoodi ei ole, et jõupositsioonilt, et sa pead ja kõik, et sellel kõigel peab mingi alus olema. Ja ma lihtsalt tundsin, et ma ei saa olla vait, et see oli väga huvitav ja siis küsisin, et millise seaduse punkti järgi te praegu üldse nõuate dokumenti. Ja ta luges mulle, tegelikult ta ei lugenud, ta ütles, et korrakaitseseadus ja nii on. See nii, et ma tahaks ikka seda paragrahvi ka teada. Ja see on väga huvitav, see on videos ja salvastatud. Et ühel juhul seal laua juures isegi üks naispolitseinik võttiski internetist, otsis selle korrakaitseseaduse, luges meil ette.
ja seal ei ole sellist punkti, et kui sa oled mööda mineja või et sa ei ole midagi valesti teinud, et kellelgi oleks üldse õigus su käest midagi küsida. Ja pärast õues, see eskaleerus, see sündmus seal õues, üks politseinik ütles kaamerasse, et meil on kõik seadused on internetis, me ei pea neid teadma. Ja tagantjärgi on nagu eriti huvitav seda videot ja see lõppes sellega, et ma andsin neile oma nime ja sünniaja, ütlesin ka, et see on ka ebaseaduslik, et ma saan seda ka veel vaidlustada. Sest mis on huvitav praegu kõikidel nendel sündmustel, nad tulevad, ütlevad, et nad tahavad isikut tuvastada. Aga isiku tuvastamine on see, et ta peaks kontrollima, et kas minu nüüd see liidekaardi peal see inimene ja mina lähen kokku. See on tuvastamine. Aga kui nad juba hakkavad neid nimesid üles kirjutama, kuskile edastama, need on mingid uued toimingud, seda peaks keegi protokollima, mida ei tehta. Ehk siis sellest oma isiklikust kogemusest ma läksin nagu nii kaugele, ma nägin, nad läksid kõik närvi, mul oli ümber üks 10 eriväelast, ma ei tea, mis inimest. Ja neil ei olnud kellelgi nagu ühtegi seaduse punkti, mitte midagi, umbes niimoodi, et nad tulevad jõuga peale, et sa pead. Ma ei pea, ma olen vabal inimene, vabal maal. Siin kehtivad seadused, ma ei pea mitte midagi tegema. Ja ma nägin, et nemad on sellest rohkem üllatunud kui mina. Et mina nagu, jah, mul ei olnud see niisugune üleelamine, aga samas, et see sõbranna, kes hoidis mul veel käest kinni, filmis seda kogu aeg, et nad teda proovisid ära sealt kangutada ja kuidagi, et ta ei filmiks ja et miks selliseid asju peab tegema ühes siis demokraatlikus riigis, ma ei saa aru. Ja ma nägin seda sündmust ise absoluutselt kõike pealt, ma filmisin samuti, et ma olin nii ise kui klient seal kinnises vegan klubis, kui samuti seisin vabaduse eest, samuti olin ka Fonte Newsis, kui siis nimetatud, ütleme, et ajakirjanik sel hetkel, et saada ikkagi see tõene info otseallikast, et muu meedia siis ei moonutaks ja ei mõtleks midagi muud välja, et sina siis tegi midagi äkki ikkagi midagi ebaseaduslikku või keelatud. Tegelikult, ma kinnitangi inimestele, et me istusime lihtsalt rahumeelselt kinnises klubis ja ajasime tööjutte, samaaegselt oli seal muud seal esitlused, asjad, et see oli absoluutselt kõigile inimestele seal täiesti šokk. Aga see selleks, mis sina arvad, kas me saame nagu sellises situatsioonis nagu öeldagi, et politseinikud on pahad ja nad nagu, nad on nagu teises maailmas, et või seal on midagi võimalus päästa või mis sina arvad politseinike käitumisest? No ütleme niimoodi, et mul on lapsed praegu on 16 ja 18. Ma olen nende peal näinud, mis toimub nüüd meie selles põhihariduses või üldse siin Eestis. Ja ma olen ise lõpetanud Tehnikaülikooli majandusmagistri, ma tean, mis toimub ülikoolides. Ma olen olnud TTÜ nõukogu liige 2 aastat. Ma olen näinud, kuidas rahastatakse grante, see tuleb hästi paljudele uudisena, et ütleme siis nii, et need ravimifirmade müügijutt ei ole teadus. Ja kõik teadus, mis on seal taga, on tehtud niimoodi, et see sama ravimifirma ongi andnud kas ülikoolile või otse teadlastele mingi granti. Grant on siis selline rahastus, meil on vaja teha selline uuring, sellel peab olema selline tulemus. Eks ole. Ja nüüd sellest samast kogemusest politseidega ma sain sellise kogemuse, et kuidas on võimalik, et meie politseinike haridus täna on selline, et neile ei õpetata seaduseid. Neil on uhked vormid, nendel on uhked autod, nendel on kuidagi antud see info, nii nagu arstid arvavad, et ma olen ju ülikoolis õppinud, mina tean. Nemad on tulnud seal politseikoolist samamoodi, et oi, aga ma olen politsei, mina tean. Ja samas, kui sa küsid, siis et mis iganes seadustega nad seal vehkisid, et korrakaitseseadus ja politseiseadus ja nad ei tea, mis seal seadustes kirjas on, et kuidas see võimalik on. Ja samamoodi üks päev lugesin Toompeal oma telefonist ette politseinikele politsei piirivalve seaduses seda punkti,
et jaa, kui sul on vorm, iseenesest sa ei pea käima mööda tänavat kõigile ennast tutvustama, aga kui keegi küsib, et vabandage, kes see tahab minuga praegu toimingut teha, et siis tal on kohustus ennast tuvastada. Nad ei olnud seda kuulnud. Ehk siis ma saan aru, et see politseiharidus on vaja täiesti ringi teha. Sa olid ka tegelikult päris mitu päeva viibisid ka tegelikult Toompea lossi Vabaduse väljakul. Et kas seal oli sama nagu agressiivne politsei käitumine kogu aeg või kuidas sa tood nüüd paralleele? See oli väga huvitav, kas esimene 10 päeva meil oli seal 3-4 politseinikut, kes hoidsid isegi ruumi, me käisime, pakkusime neile vahepeal süüa, nad vastu ei võtnud küll, aga et oli nagu väga sõbralik ja te olete kõik seal olnud, et seal ei ole ühtegi agressiivset inimest. Esimesel päeval vist oli üks inimene midagi hõikunud, nad proovis manipuleerida seal, et eskaleeruks midagi. Meil on sellest inimesest ka pilt olemas, me teame, kes ta on, et see ei olnud meie inimene, eks ole. See oli täiesti asjatuse politsei vägivald ja sekkumine ja lisaks see info, mis nüüd on juurde tulnud, et vist kolmapäeval juba politseijuhid ütlesid, et me lähme nüüd koerte ja erivägedega. Ja siis meie ministrid ütlesid, et ei ära mine, mul on vaja siin mingi üks asi homme veel läbi lükata, et tehke seda üle homme. Ja siis ma ütlen pärast neile, et mina ei teadnud midagi. Et see lihtsalt mul ei ole sõnu. Tänan Meeli, et me pärast liigume selle teema juurde mingit suunda moodi tagasi, aga Saale, sina minu kolleegina ja Fontenewsi juhina ja Vabaduse eest seisja, sina oled tegelikult 2014 või 2015 algatanud siis uue ühiskonna konverentsid ja tegelikult sa oled seda ettevalmistustööd teinud juba mitu aastat. Ja ma tean, et me olime jälle koos ühes situatsioonis, kus ka sina said tunda siis meie ametnike professionaalsust ja käitumist, et tahad sa meiega nüüd jagada seda, et oma vaatevinklist, et mis tunne oli, kui eriüksused mürraki sisse marssisid ja hakkasid siis nõudma, et palun jaga seda oma kogemust. Meeleldi. Kõigepealt see algas muidugi sellega, et natuke tuletas meelde mõnda mälulefilmi, kus ilmuvad bandiidid ukse taha. Ma väga vabandan, aga see niimoodi mõjus sellepärast, et maskides mehed täisrelvastuses, niisugused tigedate pilkudega tulevad sinna. Aga mulle tegi see nii nalja, sest ma olen olnud kogu selles asjas juba nii kaua sees, ma olen seisnud hõberemmelga all, ma olen läinud hõberemmelga alla kõigil neile 4 ööl, kui oli teada, et hommikul tullakse relvastatud. Ma olen selle kõik endas juba nagu läbi töötab, ma ei karda tõesti mitte kedagi, aga mitte midagi. Ja siis me istusime selles esimeses lauas, mis oli just selle ukse vastas. Ja siis kui need bandiid, vabandust, nalja on lubatud teha. Siis kui need täis relvastatud, siis hambuni relvastatud härrasmehed, võib ma isegi palju öeldud, ukse taha ilmusid, siis mul oli nagu hästi huvitav selline kogemus, et ma hakkasin neile naeratama. Ma hakkasin otsima nagu pilgukontakti nendega. Ja siis mingil hetkel nad nagu ei vaadanud sisse. aga neid oli palju seal. Ja seal oli nagu nii suur tahe nüüd näidata, et oi, meie oleme väga tugevad ja me võime teha teiega kõik, mis tahate. Aga see ei ole nii, sellepärast, et mina näen neid mänge juba nii ammu läbi. Ja tulles nüüd tagasi nende uue ühiskonna loomise konverentside juurde ja veel varasemasse aega, et 2012 ma tulin Eestisse teadmisega, et meil seisavad ees väga-väga suured transformatsiooniprotsessid, kus vana süsteemi tegelik pale tuleb nähtavale. Ja see kõik ongi praegu vajalik selleks, et inimesed näeksid, see süsteem on inimesest niivõrd võõrandunud, et see ei kaitse inimest, vaid see tahab hävitada inimest. Ja selleks on kõik need niisugused näitemängud vajalikud. Ja selles mõttes see kõik oli nagu hästi äge kogemus. Vaadata, kuidas püütakse nii tohutult hirmu tekitada. Ja siis Margus, kes on siis selle Vegan klubi omanik, tal oli see juba mingi 4. või 5. kord.
hästi rahulikult siis püüdis suhelda nendega, püüdis panna klaasi peale telefoninumbrit, et nad helistaksid. Et ta saaks nagu suhelda, aga nad täiesti ignoreerisid. Et kogu see protsess oli lihtsalt nagu nii ajuvaba, kuni siis tuli advokaat ja kuna selgus, et kuna Terviseamet ei ole võtnud Vegan Klubi ikka veel maha toitlustusasutuste nimekirjast, siis neil teoreetiline õigus kontrollida on. Aga kontrollimiseks saadetakse üks ametnik, eks ole. Et kui sul saadetakse terve nagu pool sõjaväge ukse taha, et mis asi see siis on? See on ju läbinähtav, see on lihtsalt terror, psühhoterror. Ja siis ma tegin sellise asja, et kuna meie lauas oli üks väikene laps, kes tõesti kartis, siis ma võtsin ja helistasin 112. Ütlesin, teate, meil on rohelised vehikesed ukse taga. Ja ma kuulsin seda kõnet ise pealt. Ja siis, mul tõesti tegi see asi nalja. Ja siis ma kirjeldasin, et mis toimub ja palju neid on ja siis mul lubati tagasi helistada. Muidugi sel hetkel ei helistatud ja siis nad tulid sisse ja toimus tavapärane nagu ikka toimub. Aga järgmisel päeval mulle helistati tagasi politseist. Alles järgmisel päeval? Alles järgmisel päeval. Ja juhtus olema väga sümpaatne uurija, kellega ma kasutasin võimalust, et küsida ära kõik need küsimused, mis olid nüüd selle viimase 10 päeva jooksul üles kerkinud. Ja samal päeval ma pärast nägin Varro Vooglaid oli just saatnud 7-punktilise kirja politseile. Ja kuna ma teadsin, et kõik ju lindistatakse, see kõik läheb kuskile ülekuulamisele, siis ma küsisin kõiki küsimusi. Loomulikult see meeldiv uurija härra ei saanud mulle kõigele vastata, aga ühele asjale ta vastas mul küll, et kui Terviseametnik tuleb inimese käest küsima midagi, siis tal on kohustus ennast kõigepealt tutvustada. Aga mida me nägime 11. aprillil Vabaduse platsil, üks Terviseametnik teatas, et tema on Terviseamet ja kõik. Ja. Nii et ma sain politseist kinnituse, et Terviseametnik peab ennast tutvustama. See tähendab seda, et kui me vaatame neid inimesi, kes töötavad politseis ja erinevates jõustruktuurides, siis väga paljud on ikkagi mõtlevad ja hingega inimesed, kes on pandud tegema mingeid tegusid. Ja meie ülesanne on tegelikult nagu luua südamekommunikatsioon kõigi inimestega, kellega nagu vähegi on võimalik luua seda kommunikatsiooni. Sest see praegune olukord on nagu nii drastiliselt toonud esile selle, et siit ei ole edasi minekut. Vana süsteem on nagu täiega vastu seina sõitnud sodiks. Ja see kõik lihtsalt on praegu šokk, mida inimesed on näinud ja kuidas see kõik nüüd laguneb. Aga meie ülesanne on tulla nagu sellest rahulikult välja, raputada ennast puhtaks ja luua midagi palju inimlikumat ja luua koostöös teiste inimestega südamest lähtuvalt, südametunnistuse alusel ja koostöös loodusega ja luuagi hoopis teistsugune reaalsus. Ja see vaadata seda, kui see on nagu nii äge, et tegelikult ma kirjutasin paar päeva enne seda Fontes ka, et mis iganes sündmused meile nagu ette juhtuvad, et vaadake seda selle pilluga, nagu te oleksite sattunud mingi mälulifilmi võtetele. Et see lihtsalt on nii naljakas. Ja siis kirjutage ise stsenaarium nagu enda jaoks. Ja valige oma roll ja nagu täie naudinguga siis tooge sinna mälulifilmi mingisugune pööre. Ja seda pööret me kõik oleme siin koos tegemas. Sest ilma selleta, et see tuleks nagu nii tugevalt välja, et see süsteem ei ole inimesed eelistuses. Ilma selleta väga paljud inimesed ei ole veel valmis olnud tulema oma mugavustsoonist välja ja hakkama mõtlema, et aga järsku võiks seda elu hoopis teistmoodi korraldada. Ja Saale, ma olen sinuga täiesti nõus, sellepärast me koos ka töötame. Et tegelikult need politseinikud on täiesti meiesugused inimesed ja meie oma suure südame ja hingega lihtsalt me püüame neid äratada ja panema neid südame järgi otsuseid tegema, mitte tõesti tuimalt kellegi käske ja korraldusi täitma. Aga ma Saale pärast tulen sinu juurde tagasi. Nüüd Silvia Ilves, sina oled sa oled väga võimas naine, uskumatult võimas naine, tulla lastega samuti oma vabaduse, laste turvalisuse eest seisma ka Vabaduse platsi, Toompea lossi juurde. Ja mis on kõige tähtsam, et Saale, sina oled muusikateadlane, Silvia, sina oled tšellist, uskumatult hästi mängid, et tegelikult muusika ja heli on tegelikult läbi ajal olnud see, et heliga ravitakse inimesi, heli teeb imelisi asju, heliga isegi on võimalus kaitsta pahade eest ennast ja sa tulidki lihtsalt vabaduse eest
seisma ja mängima ilusaid helisid, mis rahustaks ka tegelikult need külma ja tuima näoga politseiametnikud seal maha, et tegelikult on kõik väga hästi ju. Ja sa tulid see tšelloga sinna mängima lugu ja mis praegu on ka siis muu meedia keema ajanud, see situatsioon, kus siis Vabaduse platsil sa mängisid Eesti hümni ja siin selle hümni mängimise ajal tahtsid politseiametnikud ära viia. Selle eest lihtsalt tulid, mängisid pilli, Eesti hümni veel kusjuures. Palun, kas sa suudad praegu rahulikult veel rääkida seda emotsiooni, neid tunned, mis sul tekkis siis, kui sa oled pilliga üksi seal trepi astme peal ja sul on rivi rohelisi, siniseid relvastatud mehi ümber? Neid relvastatud mehi ei olnud enne, kui nad olid seal kinni võtmas seda ühte inimest ja rahvas oli mujal, kui mina mängima hakkasin. Meeli palus minul hakata muusikat tegema, et seda kuidagi meeleolu natukenegi kuidagi sellele kõigele kuidagi mingisugust helgust tuua. Ja no, mina alguses hakkasin mängima Johann Sebastian Bachi. Ja see on selline muusika, mis on selline ilus ja tore, aga muidugi ma nägin, mis seal toimus, ma vahetasin taktikat. Siis ma mõtlesin, et no vaat see on Eesti riik, Eesti hümn. Et ma tundsin, et kui miski kaitses Eesti hümn, mina võtan seda kui kaitset. Ma ei esitanud seda selleks, nagu päris paljud arvavad, et ma käitusin Eesti riigi vastaselt. Et seda ma tean, et ma ei käitunud Eesti riigi vastaselt. Eesti hümni esitamiseks ei ole minu teada vaja luba, et seda kuskil esitada. Jaa, Eesti hümni võib nii nagu meie isa palvet või oleks võinud vabalt hakata lugema siis, eks ole. Aga mina tundsin, et see Eesti hümni mängimine annab rahvale kuidagi sellist toetust. Ma tahtsin seda, see oli lihtsalt see hetk emotsioon ning see, et politseinikud hakkasid tulema minu poole, kuulsid muusikat. Uus inimene, keda kinni võtta. Ma panin lapsed, ma ei teadnud, et politseid hakkavad ründma, ma panin lapsed, et seal eemal ilusti olemas. Aga muidugi rahvas hakkas kogunema, sest ta arvati, et nüüd hakkab politsei mind ründama ja see on loomulik reaktsioon. Et ma olen rääkinud sellest ka oma väga targa isaga, minu isal on 8 tütart. Et ta on väga elu näinud ja tema on selline keevaline olnud kunagi nooruses, praegu on rahulik, aga mõistab mind. Aga tema on ka tulnud välja, et kuskil seal on olnud juhtumid, kus ongi, et USAs võetakse keegi kinni, aga see kinni võetav hakkab laulma USA hümni. See politseinik võtab mütsi peast ja kuuleb lõpuni ja siis tegutseb edasi. Et see oli selle kinni veetava selline kaitserefleks, sest ta hümni austatakse. Aga ma tooks ka sellise momendi välja, et mul 2 kõige vanema poja isa töötab ka relvastatud üksuses. Ja ma ei ole inimene, kes politsei, kui töötegijaid vihkab. Ma saan aru, nad täidavad käske, kõigil on pere, keda toita. Minu läbisaamine, hea läbisaamine laste isaga, kes seal relvastatud üksuses töötab, kes ka ütles sealt samal päeval, et ei ole välistatud, et ma pean ka sinu kohale tulema. Ma mõtlesin, kas siis tõesti minu laste isa tuleb mind kinni navima. Et me saame endiselt hästi läbi. Midagi pole selles osas muutunud. Mina tean, et ta teeb oma tööd, aga siin ongi see osa, et mille nimel me siis oma tööd teeme, et politsei on ju tegelikult riigi kaitseks loodud, et kas nüüd seda kõike juhib nüüd inimese südametunnistus või on siin mingid muud asjad mängus, miks need kõik asjad peavad toimuma, miks need toimusid. Ja mõnes mõttes oli see sündmus ju justkui vajalik, et näidata, et tegelikult see ongi see, mille vastu, see, mis seal juhtus, ongi just see, mille vastu rahvas protesteeris. Jah, väga hästi ütlesid praegu, et tegelikult need ametnikud ja valitsuse käitumine tegelikult ongi viinud rahva täpselt sellesse kohta, kus täna on. Toompeal Vabaduse väljakul on rahulolematud, sest et nad on surutudki nurka ja rahvas nüüd väljendugi, valitsus ja ametnikud, hakake meid kuulama. Palun kuulake, mis meil ka on öelda. Mitte ei ole see, et ühes suunas on informatsioon, eks ole. Aga tuleme sinu juurde selle situatsiooni juurde tagasi. Kui sa nüüd lõpuks olid nende ümber piiratud ja mängid seda hümni edasi, kelle peale sa siis lootsid? Iseenda peale.
iseenda peale. Ja olid ma kindel, et sul midagi juhtub? Ma teadsin, et juhtub, mis juhtub, mina teadsin, et rahvas kaitseb mind. Seda ma tundsin rahvakaitset politsei eest. Vot näed, kuhu on tegelikult meie elus ühiskond liikunud, et kui politseinikud on loodud rahvast kaitsma, aitama, suunama, siis antud juhul niimoodi, et politsei ründab meie rahvast ja rahvas peab iseennast kaitsma nüüd politseinike eest. Et see on ikka päris huvitav situatsioon on tekkinud. Kas sa oskad, Silja, öelda, et kui sa käisid ka Toompea lossi ees mängimas, ma tean, ma nägin sind isiklikult ka seal mängimas, et oli seal siis mingit sellist situatsiooni, et oli põhjust valitsusel teha see otsus, et tuua märulipolitsei kõik täisüksus välja? See on selline huvitav küsimus, et ma ei saa siiamaani aru, et miks võis rahvas rahumeelselt, tohutud rahvameelselt võisid meelt avaldada Toompeal, ma võisin seal rahulikult pilli mängida. Politseid ju kõiki nägid seal, need 3-4, kes seal olid, ja siis üks hetk järsku sai vist kellelgi villand või hakkas hirm kellel. Või tuli kuskilt käsk? Kuskilt tuli käsk ja siis ja ma mõtlengi, et seal, kui ma seal pillimängu lõpetasin, ma praegu mõtlen, et kui ma oleksin jätkanud pillimängu, mis siis oleks saanud? Et ma ütlesin, aga mina mõtlesin, et ma mängin selle hümni ära, okei, ma pean jõuan pillikotti, sest et ma sain selle tehtud. Aga seal juures ma mõtlen, et politseid kui inimesed, ma püüdsin saada kontakti, kui ma mängisin. Kui ma mängisin seda hümni, ma vaatasin politseile otsa. Politsei selle peale pani. Käed risti. Et millal lõpetad, eks ole? Ma tahtsin terviga 3 osa on Eesti hümni. Muidugi ütles politseiga, proua Elis, palun lõpetage. Ma ei tea, kus ta mu nime teadis, sest mina tahtsin olla tegelikult üks rahva seast. Aga mul mingid ma siin päikseprillid ka eest, et parem mängida oleks parem ja päikseprillid, et ei oleks see, et ma nüüd kaitsen ennast, et ma ei julge vaadata otsa, ma just selle pärast võtsin ära. Samal ajal muidugi need politseinikud on ju kõik niimoodi, ainult silmad on näha. Et ma saan aru, see on sellest, et nad teevad just kui, see näitab seda, nad teevad ju räppast tööd siis tegelikult selles osas. Et nad varjavad ennast, et see on nagu... Et see on nende kaitse, aga mis on minu kaitse? Ja kelle eest nad kaitsis, nad ütlesid, mulle ütles politsei, me peame kaitsma mind, kelle eest, minu enda eest või et viirus, ma olen läbi põdenud, ma olen selle viiruse läbi põdenud kogu perega, et mis kaitsmine siin käib 2+2, ta ei näita eeskujugi. Kui see ongi, et näitaks seda, et nemad seda tohutult järgivad, aga neil oli seal üritusel ju, nad lausa tegi hanereas käisid seal niimoodi, nagu käisid rahva vahel, et provotseerida. Mina näen seda ainult provotseeringuna, et rahvas oli üldiselt rahumeelne ja siis muidugi rahvas ju muutub elavamaks ja kuidas ma ütlen, hakkab võtma kaitsvaid seisukohti, kui politsei hakkab ründama. Ja ega tegelikult sa oled vähekas naine, nagu kõik siin kenad daamid on vähekad, sest et nad julgevad öelda, julgevad armust avaldada, julgevad oma laste turvalisuse eest, iseenda vabaduse eest seista. Mul on nii suur respekt teie suhtes, sest et armsad minu äripartnerid ja sõbrad, kes te kodus istute ja väristate kätt, ja ma pole teid näinud veel vabaduses seismas ja te olete vait kui sukad ja ei võta sõna ettevõtjate kaitsekski, te teete oma äri edasi, siis teil on väga hästi. Et tegelikult asjad ei ole päris hästi, et ma soovin, et te ka hakkaksite seisma meie kõigi eest, nagu Karmen tuleb välja, seisab oma 7 lapse turvalisuse eest ja nende inimeste eest, kes ei julge välja tulles, neil pole võimalik välja tulles, neil pole ettevõtted, neil pole tööd, neil pole mitte midagi. Et see on minu isiklik nüüd väljakutse kõigile rikastele ettevõtjatele samuti, et tulge rahva juurde ja rääkige nendega, kui valitsus ei taha seda teha. Ehk valitsus võtab siis rohkem ka meid rahvas kuulda, kui ettevõtjad tulevad meie sekka, meie perre. Aga Silvia, ega muusikute elu ei ole üldse tegelikult lihtne, sest et sa oled nagu kunstnik, ehk sa pead ise tegelikult päris kõvasti vaeva nägema, et sul oleks leib laual, sul oleks esinemisi. Ja nüüd mina olen aru saanud nii, et sind on muu meedia päris kõvasti on sulle liiga tehtud. Mina kui inimesena, mul on ka 4 last ja 2 lapselast ja ma olen ettevõtja olnud 30 aastat
ja mina sõna otseses mõttes ma olen näinud, et sulle on konkreetselt päris palju liiga tehtud sinu tööandjate, muude meediakanalite poolt. Et tegelikult räägi nüüd see leping selle ERSO-ga ära, et kas ikka oli nii, et sul öeldi nüüd leping ülesse või seal oli tegelikult, mis see tõde tegelikult on, räägime nüüd tõest. Alustame sealt pihta, et neid uudiseid tegi inimene, kellel pole pere, kes on psüühiliselt ebastabiilne isiksus ja kes tegelikult igatseb armastuse järele. Kui see kõik välja tuli, see üks peavalu, ma ei tea, see kollase ajakirjanduse ajakirjanik, nime ma vist ei ole vaja. Ma sain aru, et kui ma hakkasin sellest justkui lärmi vastu seisma, et ühel on õigus, ühel on volitus Eesti rahvale pritsida valet ja mina üksiku isikuna, Islandi inimesena mul ei ole sellist kogu Eesti üle paisatavat võimed, et ütlen vastu. Ma lihtsalt oma kontol ütlen, et miks te seda teete, see on ju vale. Et tema kajastas, ta sai teada, et mul jäi kontsertuur jääb ära elukaaslasega, sest ma käisin meelt avaldamas ja tegutsesin sellega riigivastaselt. ja sealt võttis kinni see ajakirjanik ja võttis ühendust selle kontserdi korraldajaga. Kontserdi korraldaja ütles, et see on Silvia probleem, et tema niimoodi arvab. Seetõttu muidugi minu keevaline ebaõiguse eest seismine. Ma pidin need kuuatõmmised avalikustama, kus ta selgelt ütleb nii. Aga kahju on tehtud, see ajakirjanik ütles, et Silvia Ilves valetab seisukohas selles osas, et need kontsertid, mis pidid üle Eesti, publik jääb kontsertidest ilma, ega nemad tõenäoliselt võib-olla ei mõtle, et mis seisukohad mul on, muusika loeb seal kohal, miks peaks poliitilised vaated üldse või isiklikud eluvaated olema seotud muusikaga. Nii nõnda nagu, ma räägin, et kunagi seal nõukogude ajal Šostakovitš, see helilooja pidi, ta nägi, mis toimub, riik tegutses rahva-aastaselt, aga et selleks, et ellu jääda Venemaal, ta pidi vabandama avalikult riigi ja kõikide inimeste ees, et ta on eksinud. Südames tegelikult teades, et ta teeb põhimõtteliselt, nende käitub enda südametunnistuse vastu selleks, et lapsed ära toita. No praegu ei ole praegu teine aeg, aga tol ajal ma kujutan ette, et ta polnud teist valikut võile, tol hetkel on pea maha ja kogu lugu. Eks, et praegu peaks olema demokraatlik Eesti, nagu ma tean. Ja sellepärast ma julgen, kui ma teaks, et elame nõukogude ajal, kus peab vait olema, usk on keelatud, nii nagu minu ema kunagi vallandati tööd, sest ta viis oma lapse kirikusse laulma ja keegi kaebas kuskil, et jõuluõhtul lapsed käisid esinemas, kõik lapsed said käskirjad kooli. Et praegu natuke nagu mina näen küll, et see on teine taktika, mina ei ole läbi elanud see nõukogude aega, ma kuulen nii paljudelt elu näinud inimestelt, et see, mis praegu toimus, see ei ole midagi uut. Ja mis selle sinu töölepingu oli, et tegelikult jah, et kas ikka oli nii, et ERSO, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester andis oma vastuse juba aprilli alguses, et minu kui maailmavaated, need ei huvita. ERSO-t see ei huvita, neil on tähtis see, et mina oma tööd täidaks, see, milleks mina sinna palgatud olen. Ja meelt avaldada on olnud kõigil õigus, kes tahab, et see on ikkagi vaba riik. Ja sellega vist ajakirjanik ei nõustunud, ta ei saanud sellest piisavalt ja tõenäoliselt võib-olla kuskilt orkestrandilt võib-olla küsites kuskilt, ma ei tea, kes keda kuskilt tunneb ning sai teada, et jah, meil ei meeldi, mida Silvia teeb. Muidugi neid on. Minu käitumist, ma olen kasvanud üles sellises keskkonnas, kus tõenäoliselt enamik vaatab, et mida see Silvia teeb, eks ole. Et see on see, et kitsalt vaatavad inimesed, see pole midagi teha. Aga siiski ERSO on minu pool ja leping pidi niikuinii lõppema suvel. Seda mõtlesin aasta alguses. Ei olnud see, et ERSO vallandas nüüd minu meeleavalduste tõttu, nii nagu kogu Eesti nüüd võib-olla teab ja ma sain kaastunde avaldused, et Silvia, meil on nii kahju, et nüüd tegid õilsat tegu ja sellest nüüd sind lausa tööd ka vallandatakse, sinu ainus ametlik sissetulek. Et mul on ikkagi siiski lapsed ja mul on vaja neid ju ära toita, et kas siis eesmärk on inimesi hävitada või mis selle eesmärk siis on, et kajastada sellist negatiivset asja. Et kõik ja nii kallutatult, see on see kõige hämmastavam. Isegi ERSO-le pandi sõnad suhu. ERSO palus ajakirjanikul
palun vii muudatused sisse, sest me ei ole nii öelnud. Ja lõpuks võeti kuulda, pärast tehti siis muudatused. Et mina saan sügisel kandideerida tööle muidugi, kui ma terve suve läbi kõvasti tööd teen, kõik tšellistid palun väga võtke osa, see sügisel toimub konkurss, et pistame rinda seal. Väga hea. Ma arvan, Silvia Ilves, ma olen kuulnud ka sinu lugusid, sa mängid väga hästi ja usu mind, et rohkem inimesi ärkab ja nad saavad aru tegelikult, mis on vaja nüüd luua ja üles ehitada. Ja usu mind, väga teadlik, tark inimene saab aru, et sellised väärtuse loojad, helidega mängijad ja muusika mängijad, et mina olen suhteliselt kindel, et sina ilma tööta küll ei jää. Et küll see uus ühiskond võtab sind oma perre lahkelt vastu. Seda ma ei karda, minul on meeldib loosung, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Absoluutselt. Aga ma nüüd lähen oma küsimustega teisele lainele. Me oleme kõik siin saanud tunda selle vabaduse eest seismisega erinevaid kogemusi politseiametnike, terviseametnike, kõikvõimalike tegelaste poolt. Aga siiski, meil on see rahulolematus mingis osas olemas. Me võtame seda, kui Saale väga hästi seletas, et tegelikult elu on mäng ja sinu elu kvaliteet sõltub sellest, kui hea mängija sa oled selles filmis. Kuid siiski ei saa ka lõpuni seda mängu mängida, lihtsalt konkurents kasvab ka selles mängus. Nagu Saale ütles ka, et meie loome täiesti uut ühiskonda. Karmen, lase nüüd fantaasial lennata, kui sul on 7 last, millist elu sina kujutad ette, et milline see elu võiks olla? Kui sul on võimalus öelda, et ütle nüüd sina, millises elus sina tahad elada ja su soov täidetakse? Päriselt? Päriselt ütle, jaa. Nüüd me ei mängi, ütle päriselt. No, ma olen väga-väga pikalt vaimusilmas näinud, et mul on 13 last. Ja et ma olen väga oma vana-vanaema moodi, siukene lüike, paksuke, kes õue kutsub lapsi toidule sööma, rätt peas, seelik on kõhu peal. Ja kusjuures suveti ma siin ka välja näen ka, et naabrid vaatavad, et me oleme veitrikud, aga me ei tee sellest üldse välja. Mina tahan luua seda nostalgiat, et mitte väga olla selles tänapäeva maailmas. Et lastel oleks see õige lapsepõlv, et kui ümberringi naabrid näiteks ei luba oma lastel porisilmaga väljas ringi joosta, siis mina ütlen, et kõik paljaks ja lähme aine. Just. Et sinu unistuste elu ongi see, et põhimõtteliselt lapsed kasvavadki täpselt nii, nagu nad kasvavad, ei ole piiranguid, ongi vabad, sest neil on nagu õigus olla inimene täpselt selles keskkonnas sellel ajahetkel, nagu on see võimalik. Ja teine asi, kui muidu surutakse, olen ma enda ümber nagu tajunud, et kui muidu surutakse last kuidagi maha, et laps peab väga-väga sõnakuulelik olema ja endast vanemaid austama ja alluma, siis jah, mingil määral küll on ja, et see aukartus võiks nagu olla. Aga kui meile, lastele ja ka meile ja koolis ei õpetata meie õigusi ja seadusi, siis praegu me saaksime seda ise oma lastele nagu teha, et mina praegu õpetan lastele põhiõigusseadust ja julgustan neid seisma enda eest. Väga super, Karmen, sa oled lihtsalt hämmastav naine. 13 last on sinu unistus. Mina tahaks seda küll näha ja ma tahaks tulla... Minu unistus oli 8 last ja ma mõtlesin, et ma olen kõik ütleb, mida Silvia, hull? Ja siin on veel hullem. Väga äge. Aitäh sulle, Karmen. Meeli, sama küsimus sulle, et kui nüüd pakutakse ka sulle võimalus, et nüüd on sul valida, millises ühiskonnas sa elada tahad, siis milline see sinu kujutluspildi järgi võiks välja näha? Tegelikult nii lihtne ja nii keeruline. Ma olen praegu ka Toompeal käinud niimoodi, et mu ema ja isa käivad Toompeal. Meil on olnud ka selliseid päevi, kus ema helistab, küsib, kus sa oled, kas sa teed poppi. Et väga põnev. Aga minu ema nüüd on 68, isa saab 70 see aasta. Nemad ei võta kumbki ühtegi ravimit näiteks.
et see võiks olla üks asi, mis on uues ühiskonnas, et me ei ole haiged. Me teeme ka teistele nüüd selgeks selle, kuidas saab lihtsalt valida terve olla ja siis me lihtsalt oleme terved. Et see on üks väga suur asi, mis on mul hingelähedane. Aga kõik jah, alates haridusest meil on vaja kõik asjad ümber korraldada. Lasteaiast saadik. Kas te kujutate ette, kui meile kõigil oleks lasteaias öeldud, et sinu ainuke eluülesanne on olla nii õnnelik, nagu sa oskad. See oleks fantastiline. Ja hakka nüüd pihta. Soovin ka lisada korra, et mida veel lastele nagu sisse süstida on skeptilisust. Et mitte kõike tõe pähe võtta, mida koolis õpetatakse. Ka selle koha pealt julgustan lapsi nagu, et käi küll selle süsteemiga kaasas, et õpidki seda, mida koolis õpetatakse, kontrolltöö, teedki nii, aga et sa teaksid, et see ei pruugi olla tõsi, et sa õpid nagu kahte maailma. Okei, Meeli, väga tore. See jah, et tegelikult meil võiks ju uues ühiskonnas olla ju haiglate tasemel tervisekeskused. Et me nagu haiglad toodavad täna haigeid, siis uues ühiskonnas võiks olla niimoodi, et tervisekeskuses on terved inimesed, käivad lihtsalt veel saamas nagu energeetiliselt tõstmist, et kuidas saaks veel tugevam ja veel tervem olla ja eladagi, kui kunagi elati siin väga kaua aega ja on kuskilt ajaloost on tulnud info välja, et naised hakkasid alles sünnitama 80-aastaselt. Et alles siis hakkas elu pihta. Ja. Aga Silvia, nüüd sammuti sama küsimus, et kui nüüd antakse sulle vali oma lemmik ühiskond, kus siis on täpselt need asjad, mis sina tahaksid, milline see oleks? Ma siin toon nippet-täpet igalt poolt, see nii meeldis see mõte, et näed paljakse mudasse, et ei oleks, et mina tahan oma lastele seda sama looduslähedust pakkuda, et nina mullaseks ja et ei ole seda, et tuleb süsti, sest et tead, mullast võib saada seda asja, eks ole. Et mina ei ole muidugi, ma ei ole lihtsalt nende süstide pooldada. Ma eelistan, kui ma usaldan oma tervist, siis ma seda ka teen, aga muidugi ei saa ette heita, et valikuvabadus võiks jääda, et iga inimene võiks oma tervisele otsustada, et ei tuleks keegi mulle ütlema, et sa oled tegelikult haige, kuigi sa ütled, sa oled terve, sa oled läbi põdenud, aga sa oled ikka potentsiaalselt nakatav inimkonnale, ühiskonnale kahjulik inimene. Et millal see siis ära lõpeb? Kes ütleb, et millal see nakatumise tõenäosus ära lõpeb? See viirus, see ei kaogi. Elada normaalselt ja haridus, samamoodi see kodus praegu kõik see, mis kogu see aeg on tekitanud, et kas kui me nüüd peaksime tõesti nõnda jätkama, et mina näen oma laste pealt, kuidas see hariduse saamine kodus ekraanidega, see ei ole see, nii nagu pillimängu õppe ei ole ekraanid see ikkagi. Kas me tahame, et muusika kõik kannatab, kõik kvaliteet hakkab kannatama selles osas, kõik, mis see piirangud on praegu tekitanud. Lapsel mäng, kaverimäng, õpetaja peaks näitama täpselt, kuidas teha. Ekraanist meil ei ole tehnilised vahendid sellised praegu, et võimaldaks kõikidele sellist asja. Ja tahaks, et inimesega kohtumine ei oleks kuritegu. Väga hea. Silvia, super, et tegelikult ma võtan lühidalt sinu väga hea jutu kokku, et sinu ühiskonnas on inimeste nimelt parim vaktsiin on sinu toidulaud, mis saad loodusest, mullast, isegi sellest lehmasõnnikust, eks ole, et see ei ole täpselt toitu, eks ole. Just. Ja lapsed saaksid vabalt olla, inimestega kohtumine on pigem kohustus on inimestega kohtuda, mitte keeld, eks ole, et kommunikatsioon, et inimesed saaksid suhelda, õpiks kuulama, kuuleksid teineteist. Ei oleks digimaailmas see klammerdamise see ussitamist, et see on nii lihtne, et istub kodus ja ussitad, eks ole. Ma sanon, et kõik ei istu praegu kodus, aga et eriti loomeinimesed ei suuda olla niimoodi, et lihtsalt oled ja ootad paremaid aegu. Ma nägin kuskil seda naljakat karikatuurspildi, siga vaatab, ahi vaatab oma tulevikku. Väga hea, Silvia. Super. Saale, sina oleksid vist praegu kõige õigem inimene võtma nagu sellise kokku või tegema niisuguse väikse ülevaate, et milline see tegelikult see uus terviklik ühiskond võiks olla, et
palun natukene räägi, et mis põhiinstrumendid seal peaksid töötama ja kuidas see võiks välja näha? Ma alustan sellest, et inimesed, ärge kartke elu. Et see, mis on praegu püütud käima tõmmata, totaalne hirm elamise ja elusa elu eest. Et paneme selle hirmu korraks kõrvale, et isegi kui inimestel on mingid hirmud, et te teeksite niisuguse mõtteeksperimendi, et võtaksite selle hirmu, tõstaksite selle kuskile kõrvale ja mõtleksite ennast kas kuskile loodusse, aasale ja ühendaksite ennast selle elusa eluga ja tunnetaksite, mis tunne on olla nagu täisvereliselt, elujõuliselt, elu nautiv elu. See, mida Karmen rääkis, kuhu ta viitas, see on tegelikult meie esivanemate elu, kes me elasimegi, meil oligi palju lapsi, meil oli ühendus loodusega, me mõistsime isegi looduse keeli, mida tänapäeva inimesed on ära unustanud, me olime ühenduses. Me regilaulu kaudu me lõime ilma sõna otseses mõttes, nii seda, kas päike paistab või vihma sajab, kui ka me lõime kogu ilmaruumi. Meil on väga võimas mütoloogia eestlastena, meil on seal nii palju, mis on meie kollektiivses alateadvuses ja lihtsalt me oleme sattunud sellisesse kummalisse aega, kus on üritatud nagu seda kõike ära lõigata. Et eriti loomeinimesed, et meie looming on elujõuline siis, kui me laseme sellel vabalt voolata, et paneme korraks igasugused rahastused ja prestiižid, igasugused nagu ninnu-nännu kõrvale ja läheme nagu päriselt sellesse loomekanalisse ja kuulame, mis sealt tuleb. Mis on tegelikult see, mis annab elule jõu, annab tõelise tunde elada, et läheme, kevad ja suvi on tulemas, jätame kõik need ekraanid ja jätame kogu selle hirmu juttu ja läheme loodusse, ühendume mullaga, ühendume puudega, ühendume lindudega ja meenutame natuke, kes me oleme rahvana, kust me tuleme. Ja kui me oleme selle suutnud alla laadida nagu sellise teistsuguse mälestuse oma rahvast, oma elujõust, siis hakkame nagu sealt mõtlema, aga mida on üldse täisvereliseks eluks vaja. Et väga paljusid asju, mida meil siin tsivilisatsioonis on püütud nagu teha nagu hädavajalikuks, väga paljusid asju üldse vaja ei ole. Nii paljud asjad langevad ära, väga palju niisugust tootmist, mis seob inimesi ja inimeste tähelepanu. Seda ei ole tegelikult vaja, see on kõik pseudo, see on kõik nagu inimestelt energia ära tõmbamiseks või inimesi tehakse väikseks mingisuguste piirangute, mingisuguste tehniliste, mingisuguste uute narratiividega või normaalsustega või ükskõik. Paneme selle kõik kõrvale ja mõtleme, mida tegelikult meie esivanematel oli vaja selleks, et olla elujõulised. Just see kõik heliloojad tegelikult, et heliluu lähevad kuskile metsa oma majakesse. Just, miks te sinna lähete, kui te loote ilusat muusikat? Küll on ilus muusik, kust ta inspiratsiooni sai? Millest siis, eks ole? Loodusest, inimesed lähevad, et rahu saada vaikusesse. Arvo Pärt, ta on niivõrd soe ja tore inimene ja ammutab oma jõudu loodusest. Ma ei hakka siin rohkem toomagi neid teisi näiteid, et enamik just mõtlengi, et loomeinimesed ju tegelikult peaksid aru saama, et see, mis meid praegu ümbritseb, on praegu kõik tahab minna steriilseks, et minna just natuke ajadagi need ekraanid eemale, natuke lihtsalt minna, et see ei pea kogu aeg nädala, eks me mingi hetk läheme ikka tavaelu juurde tagasi, aga seda on vaja meil, et vahepeal võtta aeg maha ja mõelda. Siis saame juba aru, et mismoodi tuleb tegutseda edasi. Et elu jätkuks nõnda, et me võiksime siin Eestis ennast tunda hästi ja et igal ühel oleks hea elada, mitte ainult kellelgi, kes seal kuskil kilkab, et mul on kõik hästi, mul on olemas raha, mul on kõik olemas, ma olen toredasti. Aga mõelge ka teistele, mina ei taha kuulda, kuidas lastega pered kuskil peavad oma maju elamisi ära andma, sellepärast tervise nimel. Sest et me oleme siin praegu piirama seda viirust, et ma saan aru, see viirus on kuidagi, ma olen oma lapsi põetanud teiste viirustega samamoodi ja see oli väga normaalne nähe. See on normaalne vahel ka haige olla. Keha võitleb, organism võitleb ja kus juures, kui ma selle viiruse läbi põdesin, ma tundsin ise
mis ma siis tegin? Kohvi ei tahtnud enam, ma ei rohkem teed, kehapuhastus, see kehapuhastusprotsess minu jaoks. Ja igaüks muidugi põeb omamoodi, ma olengi lihtsalt füüsiliselt terve inimene, mul kogu pere on, ma tean, mu elukaaslase pere on vaktsineerimata, süstimata, need, mis ma ei käi lastearsti juureski, sest ma ei taha seda. Küll on kahju ikka lapsevanem nii halvasti teevad, et tuleb vaktsineerida B-hepatiidi, kõik need, ainult süstimas peabki käima lapsi. Ja ma tunnistan, ma olen väga kehv lastearsti küljest, ainult kui tõesti häda on, lähen küsin, et ei oleks selline süste selle jaoks igaks juhuks äkki. Ja me oleme teinud oma inimestega tegelikult aastaid erinevaid projekte, näiteks 2018 me tegime Kirna tervisesuve, mille eesmärk oli inimesi harida, kuidas hoida ennast tervena ja kuidas aidata ennast ise loomulike vahenditega, kui on mingi terviseprobleem. Aga kõik hakkab tegelikult pihta meie teadvuse seisundist, meie teadvustamisest, kes me oleme, kui hästi me oma immuunsüsteemi eest hoolitseme, kuidas me toitume, kuidas me mõtleme, kuidas me hingame, kuidas me liigume. Ja kui me puhastame ennast, mida viirused on tulnud ka tegema, kui inimene on ikkagi mingit rämpstoitu ennast täis niimoodi söönud, siis mingil hetkel on vaja rämpsu kehast välja saada ja viirused on kehapuhastajad ja on alati olnud ja grippe on olnud väga hullusid ja keegi ei lugenud iga päev üles mingeid numbreid. Nii et see kõik on nagu elu loomulik osa, haigus on ka elu loomulik osa, aga kui me teadvustame, kes me oleme hingeliste olendite ja loojatena, millised on meie võimalused iseennast terveks mõelda, toitumise kaudu, liikumise kaudu, igakülgse puhastamise kaudu. Meil ei ole vaja väga paljusid asju, millega praegu ühiskonda koormatakse. Meil ei ole tegelikult vaja maske, mille kohta on nii palju teadusuuringuid, et need ei aita mitte midagi, vaid need tekitavad inimestele väga tugevaid tervisekahjustusi. Aga kui te natukene mõtlete, et kui tahetakse ära võtta nagu inimese üks põhiõigusi vabalt hingata, ja inimesed lasevad seda endaga teha, et see näitab, et kuskilt maalt on läinud manipuleerimine inimestega nagu nii kaugele. Meil on ka see hukkamõistmise hirm. Ja nüüd ongi, aga ma ütlen, et ma olen olnud Eestist ka väljapool selle aja jooksul, kui nüüd on maailmas igal pool maski kohustus püütud kehtestada ja tegelikult Eesti on üks väheseid maid, kus saab täiesti rahulikult ilma maskita ringi käia, kui sa lähed ja südamest suhtled selle inimesega, kes arvab, et võib-olla maski on vaja, aga tegelikult ei ole vaja. Ja me oleme siin suutnud hoida ennast ka need, kes on teadlikud, julged inimesed, et me ei pea panema maski ette, sest meie põhiõigus on hingata. Meie põhiõigus on olla elus inimene. Täpselt nii. Mina ka ei ole kordagi pannud maski selle aja jooksul. Ja üks asi, mis Karmen ennem ütles, et koolis te peate tegema asju, on ju, ja ka muidu päris elu on selline. Ka see muutub. Ehk siis see ongi see, mis on valesti. Et miks meil on nüüd mingi süsteemi elu ja päris elu, et meil peaks lihtsalt olema nagu üks elu, mis on nagu inimestele mõeldud. Et see kõik muutub. See oli nõukogude ajal nii, et pidi elama 2 elu. Aga, ja nüüd on püütud seda uuesti kehtestada, aga me saame luua täiesti ja neid koole juba luuakse. Me loome uued koolid, me loome uued majandusvõrgustikud, me loome uued tervise taastamise ja hoidmise keskused. Me ei lähe võitlusse selle vanaga, las see vana toimetab nii, nagu ta heaks arvab, aga meie võimsate loojate võimuses on luua teistsugused elukorralduslikud struktuurid, väärtuspõhised ja tulla kokku nende inimestega, kellega me oleme ühel lainel, panna oma jõud, oma armastus, oma südame loomisjõud kokku ja luua teistmoodi elu. Ja see ongi selleks, milleks väga paljud meist on siia Eestisse praegu sündinud. Ja me teeme selle ära. Absoluutselt teeme ära. Ja kallid armsad daamid, ma võtan nüüd lõpusõnad enda peale, teiega lihtsalt võibki rääkima jääda, see on lihtsalt võimas, ma tunnen teie vahel siin, ma pean tõesti gravitatsiooniga võitlema, et lendu tõuse. Kuid jah, tuleviku märksõnad on oskus kuulata teist poolt, südametunnistuse järgi elamine ja edasi-tagasi kommunikatsioon.
siis on kõik väga hästi, me oleme väga terved, elusad hinged ja meie soovid, tahtmised saavad kõik täidetud ja meie intervjuu lõpetab lausa hämmastav ja ilus lugu Silvia Ilvese tšello pealt, mis ongi, laulu nimi on Kuula. Tänan, daamid, tänan. Kohtume järgmises intervjuus, jälgi Fonte Newsi. Super.